Tere! Aitäh sulle, Jaan, sissejuhatuse eest. Mina siis teen otsa lahti, hakkan rääkima ehituse pika vaate sisust. Räägin teile esimesest kahest eesmärgist ehituse pikas vaates. Mainin ka seda ära, et eks ma ise olen selle ehituse pika vaatega nüüd algusest saati palju kokku puutunud, olen seda ise koordineerinud ja tõesti väga suur au on siin täna teie ees olla ja väga meeli ülendav sündmus on tõesti. Minnes nüüd sisusse ja kui rääkida strateegiast, siis ei tohiks seda rääkida ilma rahalise mõõtmeta, sest muidu ei ole sellel suurt mõtet. Vaatame korra maailmasse, vaatame maailma majandust. Laias pildis me ju räägime kolmest suurest majanduspiirkonnast: USA, Hiina, Euroopa majanduspiirkond. Ehitus maailmas kokku moodustab umbes $12 triljonit. Sellest peaaegu pool on siis nendes kolmes majanduspiirkonnas. Mis on huvitav, need majanduspiirkonnad on nüüd koroonakriisi ajal või järgselt hakanud kõvasti stimuleerima oma ehitussektorit, ehk siis hakanud tooma investeeringuid turule. Vähemalt on sellised plaanid. Näiteks Joe Bidenil, kes plaanib siis tuua $2 triljonit 8 aasta jooksul USA majandusse. Sealhulgas on väga suur osa sellest muidugi ehitus, näiteks elamufond, raudteed, andmesidevõrgud, roheenergia ja nii edasi. Sarnaselt, aga veel kiiremini on käitunud siis Hiina, kes väga kiiresti eelmise kevade koroonakriisi esimese laine ajal tõi turule uusi investeeringuid ja seda on juba näha ka materjali tootmise statistikas. Ja mis omakorda tõenäoliselt mõjutab päris suuresti praegust hinnakasvu. Ja Euroopa, muidugi meil on palju huve, palju erinevaid riike, asjad võtavad natuke rohkem aega, aga mahud on ka väga suured. Uus Euroopa Liidu eelarveperiood on algamas, samuti taasterahastumehhanism toob turule palju uut raha. Ja kindlasti see kandev idee on ju Euroopa roheline kokkulepe, sealhulgas siis digi- ja rohepööre, meie majanduse uued alused, millest kindlasti Eesti peaks ka juhinduma. Ja kui vaatame siis Eesti konteksti, siis rahanumbrid on veidi väiksemad, me ei räägi enam triljonitest, miljarditest, me räägime miljonitest, aga siiski Eesti jaoks väga suured rahad. Eesti on siis esitanud Euroopa Komisjonile taotlused energiatõhususe suurendamiseks, panustame ise renoveerimislaine käima lükkamisse, raudteedesse, maanteedesse, säästva liikuvuse taristusse, ka andmesidevõrkudesse ja nii edasi, nii edasi. Ja eks riigieelarve strateegia ju on riigis üks tähtsamaid strateegilisi dokumente, eks see ka tegelikult suunab meie ehitatud keskkonna arengut. Ise küsimus on nüüd see, et kas seda peaks toetama veel mingisugune ruumi arengu strateegia. Näiteks, riigieelarve strateegia on Eesti 2035 äsja kinnitatud siis pikaajalise Eesti arengustrateegiaga tugevalt seotud, ka valdkondlike arengukavadega, mille üle meil on väga hea meel, on see, et 1/5 sambast selles strateegias on elukeskkond. Küsimus on ainult selles, et mis on siis selle elukeskkonna strateegiline arengudokument. Et kus on see visioon kirjas, et millist elukeskkonda me siin lähi aastakümnetel soovime saavutada. Kas on see näiteks üleriigiline planeering, mis läheb varsti uuendamisele? Kus on sisustatud Eesti jaoks ülemaailmne säästva arengu eesmärk number 11, jätkusuutlikud linnad ja asumid? Selle kõigega siis ehitusvaldkonna arengukomisjon hakkab ehituse pikavaate kontekstis tegelema. Ja loomulikult see sisend, ütleme sellest ehitatud keskkonna strateegiast peab jõudma lõpuks ka rahasse. Ja siit jõuangi eesmärgini 1 ehituse pikas vaates. Kvaliteetse elukeskkonna kujundamise põhimõtted peavad olema kokku lepitud ja me peame seda viima üheskoos ellu. Ja siin kohe esimene tegevus ongi ehitatud keskkonda käsitlev terviklik arengudokument, mis on koos mõjus üleriigilise planeeringuga, mis tugineb trendidele, mida varem mainisin, aga ka sellele vaatele kaugemale, et millist elukeskkonda meie Eestis soovime endale saavutada. Et soovitan siin sirvida ka viimast inimarengu aruannet, kus siis toodi mõned
sellised valikukohad välja. Näiteks, kas me soovime elada rohkem linnades või hajaasustuses, kas me soovime rohkem individualistlikku ruumi või rohkem jagatud ruumi. Kindlasti neid parameetreid on veel. Elamumajanduspoliitika, praegu väga aktuaalne, linnades üha raskem kodu soetada, sest hinnakasv on päris suur. Hajaasustuses või väikeasulates on jällegi raske saada pangalaenu. Pikaajaline üüriturg ei ole veel hästi välja arenenud ja korteriühistud ootavad abi rekonstrueerimisel. Et kõik see vajab mingisugust terviklikku vaadet. Ja riik loomulikult peab olema selline tsentraalne tugi siis elukeskkonna teemadel, sealhulgas planeeringu ja investeerimisotsustel. Praegu investeeringute kavandamine käib valdkonniti, igaüks natukene oma metoodikaga. Tegelikult riigis võiks olla üks koordineerimise mehhanism või üks asutus, üks üksus, kes hoiab seda suurt pilti enda käes. Ja praegu õnneks valitsuse tegevusprogrammi kohaselt on ka vastavad ülesanded olemas ja Rahandusministeerium selle teemaga tegeleb. Ja lõpuks, aga mis on ka väga oluline, on see, et meie kuvand kaugemale oleks selge, Eesti ehituse mudel. Et meil on juba üht-teist ette näidata, oleme mitmes asjad maailmas esirinnas, aga võtaks need asjad kokku ja hakkaks seda kuvandit müüma, nii et meie järgmistel ettevõtetel oleks ka sama lihtne siis väljapoole vaadata ja saada rahvusvaheliseks tipptegijaks. Ja teine eesmärk, mis on ka väga oluline, on see, et meie riigi ehitusinvesteeringud oleks kontratsüklilised ja kooskõlas riigi strateegilise plaaniga. Nagu minister äsja mainis, et ehitus on majandusvedur. Kui te näete siin skeemi peal viimast paarikümmet aastat, siis see vedur on olnud suhteliselt hüplik, et kord kiirendab, kord pidurdab. See tähendab seda, et reisijatel tõenäoliselt hakkab halb. Mida riik saab teha, on selle sinisega näidatud avaliku sektori investeeringutega tasandada neid tsükleid, mis on siis all oranži ja rohelisega erasektori investeeringud. Ehk siis, kui eluruumide ehitus, kui muud erasektori hooned ja rajatised, kui seal on kõrgseis, siis peaks riik natuke vähem investeerima, kui majanduses on keerulisemad ajad, siis peaks riik leidma lisavahendeid. Ja mis on oluline, on see, et meil tekiks selline pikk 10-aastane investeeringute ajakava, selline plaan, nende investeeringute hindamise ja valiku mehhanismid, mille alusel teha siis paremaid ettevalmistusi valikuteks siis poliitikutele. Igatahes need 140 miljardit eurot suurusjärgus kokku, mis vähemalt minu tööealise eluaja jooksul ehitusturule jõuavad, väärivad head keskset juhtimist selleks, et meie elukeskkond muutuks paremaks ja et me saaksime olla ka ülejäänud maailmale eeskujuks. Aitäh! Aitäh, Ivo! Kas selle kontratsüklilise investeeringu osas on juba valitsuses ka mingisugune esimene samm astutud, et seda ellu viia? Ja valitsuse tegevusprogrammis, nagu ma mainisin, on siis ülesanne avaliku sektori investeeringuid tõhusamalt planeerida ja sellega siis tegeleb praegu Rahandusministeerium. Kas on oht, et me läheme sellest kontratsüklilisusest nagu välja näiteks Rail Balticu suurte mahtudega, mis on siin projekteeritud järgmiseks aastaks, ülejärgmiseks aastaks? Ma arvan, me lihtsalt peame arvestama neid suuri objekte, et kui tuleb suur objekt turule, siis me peame võrdlema seal teisi objekte, peame võrdlema ka erasektori samal ajal tehtavate kulutustega. Et kui näiteks samal ajal bürooneid ehitatakse vähem, siis on ju täiesti kontratsükliline olukord saavutatud. Aga siin juures peavadki olema sellised pikad finantsprognoosid. Praegu me pigem kipume prognoosima lähiaastatesse, aga meil on vaja ka vaadata kaugemale. Aitäh, Ivo!